Tänapäeval, eks ole, me oleme pidevas muutuste keerises. Kõikjal käib vaidlus selle üle, kuidas ehitada paremat ühiskonda. Aga mis siis, kui me oleme kogu asjast täiesti valesti aru saanud? Teate, see on see tavaline mõte, mida meile koolis saati on räägitud. Et kui meil on head seadused ja hea haridus, siis saame luua paremaid inimesi ja seeläbi ka parema ühiskonna. See on justkui kogu meie tänapäevase maailmavaate alus. Aga kas see ikka peab paika? Mis siis, kui kõik need meie seadused ja valitsused, kui need polegi põhjused, vaid on hoopis tagajärjed? Tagajärjed millelegi, mis on palju vanem, palju võimsam ja mis peitub meist igaühe sees. Ja just selle mõtte uurimiseks vaatamegi täna ühe mehe tööd, keda peetakse sotsiaalpsühholoogia üheks rajajaks, Gustav Le Bon. Ja ma hoiatan ette, tema ideed on täna täpselt sama šokeerivad ja vastuolulised kui toona. Okei, lähme asja juurde. Alustamegi siis Le Boni, ütleme, kõige fundamentaalsemast ideest. See pole küll tema kõige kuulsam teooria, aga tema enda jaoks oli see absoluutselt kõige alus, kontseptsioon, mida ta ise nimetas rahva hingeks. Nii, ja siin näetegi kohe seda põhimõtteliselt konflikti. Ühel pool on see, mida me tavaliselt mõtleme, institutsioonid ja haridus teevad meist selle, kes me oleme, aga Le Bon, tema keeras selle kõik täiesti teistpidi. Tema väitis, et sügaval rahva sees on miski, mida ta nimetas hingeks, ja just see loog meie institutsioonid, meie seadused ja meie haridused. Need on lihtsalt selle sügavama olemuse peegeldused. Okei, aga mis asi see rahva hing siis täpselt on? Mida Le Bon selle all mõtles? No, tema jaoks on see justkui rahva iseloomu vundament. See on kogum vaimseid jooni, mis on pärandatud põlvest põlve ja mis on uskumatult stabiilne. See muutub üliaeglaselt. Me räägime aastatuhandetest. Le Boni järgi pole me mingid tühjad lehed, millele haridus midagi kirjutab. Ei, tema arvates on meid kujundamas 3 suurt jõudu. Ja mis on siin kõige olulisem, on nende pingerida. Kõige võimsam jõud, mis meid mõjutab. Meie kaugete esivanemate kollektiivne pärand. Ja kõige nõrkem neist kõigist, uskuge või mitte, aga haridus ja keskkond. Ja see tsitaat siin, see võtab selle mõttega väga võimsalt kokku. Le Boni jaoks ei ole minevik surnud. See elab meie sees, meie alateadvuses, meie instinktides, meie mõtteviisides. Põhimõtteliselt me olemegi oma esivanemate summa. Nii et kokkuvõttes on point selles. Le Boni järgi ei saa üks rahvas lihtsalt importeerida teise rahva põhiseadust või kombeid ja loota, et need hakkavad samamoodi tööle. Sest need pole välja kasvanud nende endi hingest, nende endi pinnast. Okei, kui see rahva hing on selline sügav, aiglane ja stabiilne vundament, siis nüüd liigume millegi hoopis teistsuguse juurde, millegi plahvatusliku ja ajutise juurde. See on see, mille poolest Le Boni kõige paremini tuntakse. Massipsühholoogia. Ja siin on kohe üks oluline asi vaja selgeks teha. Kui Le Bon räägib massist, siis ta ei mõtle lihtsalt suvalist rahva hulka tänaval. Ei, tema jaoks on see psühholoogiline seisund. See on kus mingi emotsioon või idee on nii tugev, et see justkui sulatab üksikisikud kokku üheks uueks kollektiivseks ja üsna primitiivseks olendiks. Aga kuidas see muundumine siis käib? Kuidas saab mõtlevast inimesest massi osa? Kõik algab sellest, et sa kaotad vastutustunde. Sa ei ole enam mina, sa oled meie. Ja see anonüümsus, see on nagu lukk, mis keeratakse lahti ja mis laseb välja kõik need primitiivsed instinktid, mis tavaliselt peidus on. See tsitaat on ikka päris karm, eks, aga see on täpselt see, mida ta mõtles. Võta haritud professor ja kirjaoskamatu lihttööline. Erinevus on tohutu. Aga pane nad koos vihasesse massi ja Le Boni järgi muutuvad nad intellektuaalselt peaaegu äravahetamiseni sarnaseks. Loogika kaob, alles jääb ainult instinkt. Ja selles massiseisundis hakkavad emotsioonid ja ideed levima täpselt nagu viirus. See ongi emotsionaalne nakkus. Sinu isiklikud huvid, sinu ellujäämisinstinkt, need lihtsalt kaovad. Ainult kollektiivne tung on oluline, isegi kui see viib sind otse kuristikku. Okei. See tekitab muidugi kohe küsimuse. Kui massid on nii emotsionaalsed ja primitiivsed, siis kuidas neid üldse on võimalik juhtida? Vastus Le Boni järgi on tegelikult hirmus lihtne. Ja see peitubki lihtsuses endas. Massi aju, kui nii võib öelda, lihtsalt ei suuda tüüdelda keerulisi ideid, unustage nüanssid ja loogilised arutelud. Mass tahab selgeid, mustvalgeid vastuseid, isegi kui need on täiesti eksitavad. See on nagu omamoodi lehter. Ülevalt tuleb sisse keeruline idee, aga see, mis alt välja tuleb,
peab olema midagi täiesti muud. See peab olema radikaalselt lihtsustatud, muudetud võimsaks kujundiks või loosungiks. Ja seda lihtsustatud versiooni ei analüüsita, seda ei kaaluta, seda lihtsalt usutakse. Sellest saab dogma. Mis siis massile peale läheb? No kindlasti mitte pikkade loogiliste seletused. Ei. Töötab jõu näitamine. Töötab see, kui ideedele antakse peaaegu religioosne, müstiline tähendus. Ja muidugi kordamine, kordamine, kordamine. Lõputu kordamine. Ja mis on eriti oluline? Massid austavad jõudu. Lahkus peavad nad nõrkuse märgiks. Ja hetkest, kui mass on selle lihtsustatud idee omaks võtnud, on mäng läbi. Siis muutub see pühaks tööks. Selle kritiseerimine või kahtluse alla seadmine on sama, mis pühaduse teotus. Ja pole üldse oluline, kas idee ise on poliitiline või majanduslik. See tunne, millega sellest kinni hoitakse, on alati religioosne. Aga siin on konks. See jumaldamine on uskumatult habras. Tegelikult ei armasta mass juht ennast, vaid seda jõudu, mida juht sümboliseerib. Ja niipea, kui see juht näitab nõrkust, kui see jõud kaob, siis see sama mass, kes teda eile kätel kandis, tallab ta homme jalge alla. Täpselt sama kirega. Nee, võtame nüüd otsad kokku. Kuidas need kaks asja, see aeglane, sügav rahvahing ja see kiire, plahvatuslik massimeel omavahel kokku sobivad ja mida see kõik meile tänapäeval ütleb? Le Boni jaoks on see piltlikult öeldes nii. Rahvahing on nagu sügav, võimas ookeani hoovus. See liigub aeglaselt, aga määrab ära kogu laava pikaaeglise kursi. Mass on aga torm selle ookeani pinnal. See on metsik, hävitav, ajutine, aga see paljastab selle vee all peituva ürgsele õu. Ja see viib meid võib-olla Le Boni kõige olulisema ja ka kõige häirivama mõtteni. Tema jaoks pole kõige suurem oht väline türann. Ei, tõeline türann on nähtamatu. See on see alateadlik haare, millega massidoogmad meie mõtlemist kontrollivad, ilma et me ise arugi saaksime. Ja see kõik jätab õhku ühe küsimuse, eks ole. Kui me vaatame tänapäeva maailma, sotsiaalmeediat, viraalseid liikumisi, emotsionaalseid pealkirju, siis kas pole nii, et need rohkem kui 100 aastat vanad ideed tunduvad hirmutavalt asjakohased?